tere! Selles videos tutvustatakse teile keemilisi sidemeid ja aidatakse teil teemast paremat ülevaadet saada. Kindlasti paljudel vaatajatel tekkis selle peale, millest just räägiti, küsimus, et mis on üldse keemilised sidemed. Keemiline side on aineosakeste vaheline vastastik mõju, mis hoiab neid koos, nagu on need kaks kallistavat kassi sellel pildil. Aga miks üldsegi tekivad meie maailmas, meie universumis keemilised sidemed? See kõik juhtub, sest enamikul elementidest jääb viimase kihi elektronidest vajaka. Nimelt tahavad elemendid, et nende viimasel elektronkihil moodustuks ideaalis elektronoktett, ehk üldjuhul vajavad nad sinna täpselt 8 elektroni. See ei käi näiteks vesiniku kohta, kuna talle mahub viimasele kihile vaid 2 elektroni. Okteti saavutamiseks on erinevaid viise. Elektrone kas liidetakse, ehk võetakse teiselt elemendilt endale, loovutatakse või jagatakse, ehk moodustuvad ühised elektronpaarid. Enne kui saame alateemade juurde liikuda, kordame üle paar põhimõistet. Ioon ehk laengut omav osake. Elektronegatiivsus. Mida suurem see on, seda rohkem tõmbab element elektrone enda poole. Tabelis suureneb see vasakult poolt paremale ning alt üles. Katioon ehk positiivse elektrilaenguga ioon ning anioon, mis on negatiivse elektrilaenguga ioon. Keemilisi sidemeid jaotatakse 4. Need on kovalentne side, iooniline side, metalliline side ja vesinikside. Keemilise sideme tüüp sõltub sellest, millised aatomid seda sidet moodustavad. Alustame kovalentsest sidemest. Kovalentse sideme puhul moodustub ühine elektronpaar. Nende mõlema viimasel kihil olevad paardumata elektronid on energeetiliselt ebastabiilsemad kui nendest saadavad elektronpaarid ning seetõttu ongi neil mõistlikum ühineda. Kuigi elektronpaar on ühine, ei ole see alati elementide vahel võrdselt jaotatud. Kovalentne side jaotub sel moel 2, mittepolaarseks ja polaarseks. Mittepolaarne kovalentne side toimib ainult ühesuguste mittemetallide vahel. Mittemetallid asuvad perioodilisusstabelis siin. Tekib elektronpilv, mis on nende elementide vahel ühtlaselt jaotunud, sest need paarid on võrdse tugevusega ning ei tõmba ühist elektronpilve enda poole. Elektronpaarid on võrdselt jaotunud ja polaarsust ei teki. Näiteks kloor 2, broom 2, jood 2 ja CH3. Teiseks võimaluseks on polaarse kovalentse sideme tekkimine, mis moodustub just erinevate mittemetallide vahel. Kuna elemendid on seekord erinevad, tõmbab üks neist elektronpilve tugevamalt ja tekivad poolused. Selle tõttu moodustuvad elementidele osalaengud, mida tähistatakse keemilistel skeemidel kreeka tähega delta. Aatom, millele on elektronpilv liikunud lähemale, saab negatiivse osalaengu ning teine saab positiivse. Delta miinusega element on sealhulgas ka elektronegatiivsem, mis ongi elektronpilve ebavõrdse jaotuse põhjustajaks. Seejuures tuleb meeles pidada, et osalaeng on väiksem iooni laengust. Seda, kui polaarne moodustunud keemiline side on, määrab see, kui suur on elementide elektronegatiivsuse erinevus. Mida suurem, seda polaarsem on side. Heaks näiteks on CO2 ja HCl. Nüüd räägime metallilisest sidemest. Metalliline side, nagu nimigi ütleb, esineb ainult metallidel ehk elementidel, mis asuvad perioodilisusstabelis siin. Metalliaatomi väliskihi elektronid saavad välimisel kihil vabalt liikuda. Nii moodustavad nad teiste aatomite vabade elektronidega kogumiku ehk elektrongaasi. Säärased metallid on näiteks naatrium, magneesium ja alumiinium. Nüüd räägime ioonilisest sidemest. Iooniline side tekib siis, kui aatomid liidavad või loovutavad elektrone. Kui aatom loovutab, siis saab temast katioon, nagu cat-ioon või kass. Ehk ioon omandab enda kohale positiivsust näitava märgi ja kui aatom liidab elektrone, saab temast anioon, nagu onion või sibul, negatiivsuse märgiga. Plusse ja miinuseid tuleb märkida, sest nüüd ei ole aatomis enam prootonite ja elektronide tasakaal paigas. Iooniline side tekib üldiselt mittemetalli ja metalli vahel. Nõrgem element ehk metall loovutab enda väliskihi elektronid tugevamale elemendile ehk mittemetallile. Viimaks räägime vesinikssidemest. Vesiniksi on täiendav side molekulide vahel. Selles on ühendatud tugevalt positiivse osalaenguga vesinik ning tugevalt elektronegatiivne element, näiteks N, O või F. Vesinikside saab esineda ainult suure elektronegatiivsusega elementide ja vesiniku vahel, kuid hoidkem meeles, et need elemendid ja vesinik peavad olema erinevate molekulide osad,
O ja H, H ja N, H ja F, kus vesiniksidet on näidatud punktiiriga ning vesinikule on märgitud delta pluss ja teisele elemendile delta miinus. Vesiniksideme teke muudab aine 2 füüsikalist omadust. Ainel, millel on vesiniksidemeid, on kõrge keemistemperatuur, näiteks vesi, ammoniaak, alkoholid, polümeerid ning valgud, sealhulgas DNA. Vesi on väga väikese molekulmassiga ühend ning tema keemistemperatuur peaks teoorias olema alla 0 kraadi, kuid vesiniksideme olemasolu tõstab vee keemistemperatuuri märgatavalt, mistõttu keeb vesi alles 100 kraadi juures. Teiseks tähendab vesiniksideme moodustumine seda, et aine on hüdrofiilne ehk lahustub vees hästi, näiteks etanool ja vesi lahustuvad igas vahekorras, kuna etanooli ja vee molekulide vahel esineb tugev vesinikside. Vesiniksidemed on bioloogias äärmiselt olulised, kuna need on DNA struktuuri ja selle omaduste põhjuseks. Need sidemed vastutavad 2 DNA-ahela vahelise ühenduse eest nukleotiidi aluspaaride vahel. Nüüd aga võtame teema kokku. Mida me siis täna õppisime? Pane oma teadmised proovile. Milline keemiline side esineb naatriumi ja kloori vahel ühendis naatriumkloriid? Kas kovalentne polaarne, kovalentne mittepolaarne, metalliline, vesinikside või iooniline? Õige vastus on iooniline side. Milliste elementide vahel tekib kovalentne mittepolaarne side? Kas metallide, samasuguste mittemetallide, erisuguste mittemetallide või metalli ja mittemetalli vahel? Õige vastus on samasuguste mittemetallide vahel. Kas vesiniksidemed tõstavad või madaldavad ainete keemistemperatuuri? Tõstavad, madaldavad, ei muuda. Õige vastus on tõstavad. Milline element on ühendis H2O delta miinusega? Kas vesinik, hapnik või mõlemad? Õige vastus on hapnik. Loodame, et teil oli sellest videost palju kasu. Ärge unustage vajutada Gustav Adolfi Gümnaasiumi YouTube'i kanalile subscribe. Näeme järgmisel aastal. Või mitte.